Kaamerad, mis meid igapäevaselt seiravad ja sõidukite registrimärke registreerivad, on juba eelmisest nädalast siseministri eestvõttel pausile pandud. Enne seda olid nad aga politseile väga vahalik töövahend, eriti just erinevate õigusrikkumiste avastamisel. Seda, mis on siis PPA enda valduses, siis meil üldse tervikuna on umbes 6800 kaamerat. Aga seal sees on tõesti väga erinevad kaamerad ja ei ole siin kõne all olevatest kaameratest, või nendest kõne all olevatest kaameratest umbes 1600 on siis avaliku ruumi kaamerad, mis siis on eriotstarbelist just selliseks avaliku ruumis toimuva jälgimiseks ja siis seda materjali saab muidugi kasutada eraldi õiguslikel alustel. Näiteks kriminaalmenetluses tõendite kogumine, tagaotsimine, samamoodi vahetu sekkumine siis näiteks ohu korral elupäästes situatsioonid. Selline tegevus on aga seadusandlikult reguleerimata ja põhjustanud palju vastuseisu, mis ka andmete kogumise peatamiseni viis. Kaamerate vastu ei ole ka vandeadvokaat Carri Ginter, kuid näeb olulist riivet just seadusandluses. Kujuta ette, kui meil oleks igal peol oleks ema kaasas. Niimoodi 15-aastasena, et kus iganes sa käisid sõbra juures, boyfriendi või girlfriendi juures ja ema on kogu aeg kaasas. Mõtle, kui tõhus see oleks. Et kui meil oleks nüüd selline aparaat, ema paneb selle lapsele külge, et kas see laps kuidagi lõpuks tuleb sama andekas, sama loov, sama vaimukas või ta tuleb selline, nagu täpselt emale meeldiks. Kahjuks ei ole veel võimalik täpselt määratleda, kuidas ja kes neid andmeid kasutab ja millistel juhtudel. Meie andmetega toimub koertepulm ja ma jään selle juurde. Ehk siis 2014 Euroopa kohus ütles, et metaandmetega mobiiltelefonis niimoodi käituda ei tohi. 2016 ütles järgmises kohtulahendis, et kõiki kodanikke ei tohi kohelda potentsiaalsete kurjategijatena. Riigikohus on öelnud, et see paragrahv, mille alusel meie andmeid kogutakse mobiiltelefonide kohta, on põhiseadusega nii suures vastuolus, et ta tuleb lugeda meie õiguskorrast välja arvatuks esimesest päevast peale. Nüüd on siis politseil üks töövahend vähem. Kas see midagi tähendab nende töös, näitab aeg. Kaameratest, mis meid jälgivad, saab juba pikemalt näha kuulda täna õhtul eetrisse minevast hooaja viimasest krimisaatest Raport.